Et iga lend oleks turvaline, siis täna näitame teile mõnda lühikest, aga väga vajalikku etappi, mis tuleb kindlasti läbida, enne kui me tõstame drooni õhku ja hakkame sellega lendama. Number 1. Asukoht. Veendume selles, et me teame, kus me seisame ja seda me kahtlemata teame. Ja vaatame näiteks nutitelefoni kompassi abiga, kuhu suunda jääb milline ilmakaar. Meie oleme seda juba teinud ja tänu sellele teame, et põhi jääb meie selja taha ja kagusuund, see suund, kuhu me hakkame lendama, nüüd sinna suunda. Lisaks oleme vaadanud enda ümber ja ka üles ja veendunud selles, et minu pea kohal ega ümbruses ei ole ühtegi elektriliini või puuoksa, mis võiks drooni turvalist õhkutõusu segada. Teine asi, akude kontroll. Drooni aku seisukorra kontrollimiseks saame me aku peal vajutada sisselülitamise nuppu üks kord ja nähes, et kõik tuled süttivad, teame, et me oleme väga 100% lähedal või lausa 100% peal. Kui need tulesid oleks süttinud nüüd 2 võrra vähem, siis minu soovitus on kindlasti sellise aku seisukorraga õhku mitte tõusta. See võib tähendada seda, et droon tõuseb küll kenasti õhku ja lendab isegi ära, aga tagasi ta enam ei pruugi tulla. Puldiga on täpselt samasugune stsenaarium, kui me vajutame siia sisselülitamise nuppu, süttivad meil täna kõik tuled. Kui need tulesid oleks nüüd ainult 2, siis tuleb veenduda selles, et kui me oleme õhus ja põlema jääb ainult 1, siis on see õige aeg tagasi tulemiseks. Kui täna sütiks mul siin üks ainus tuluke, siis õhku ma enne laadimist kindlasti ei tõuseks. Number 3. Drooni kontroll. Enne lendu veendume selles, et mootorid ei logise ja käivad samal ajal vabalt ringi. See on väga oluline, sellepärast et kui mootoril on midagi viga, siis suure tõenäosusega viib see selleni, et teie hirmkallis ristapuu kukub taevast alla. Siis veendume me selles, et jalad oleksid kenasti küljes kinni ja siin samas on tegelikult ka juhtmed, tänu millele ühenduvad andurid ja need andurid on need, mis ütlevad droonile, kus ta asub. Kui nüüd üks nendest juhtmetest on katki, siis kindlasti tasub tuua droon hooldusesse ja sellega täna lendu mitte minna. Järgmisena tuleb üle vaadata gimbal ja seesama plastiktükk siit tuleb ära võtta ja lükkame seda siia unlock suunas. See tuleb siit nüüd kenasti ära ja ei ole teda mitte midagi siin piiramas, ta liigub igate pidi vabalt kõigis 3 suunas, nii nagu ta peabki. Ja et väärtuslikud pildid kindlasti tegemata ei jääks, on väga olulisel kohal nüüd see imetillukene mälukaart siin. Kui seda sisse mitte panna, siis piltidest ilma jäätegi. Number 4. Propellerite seisukord. Propellerite kontrollimiseks libistage lihtsalt näppudega üle kõikide äärte ja veenduge selles, et ääred on ilusad ja siledad, sellepärast et vähimgi selline konarus võib viia selleni, et teie droon kukub näiteks alla. Kinnitamiseks kasutame me nüüd spetsiaalselt kaasa pandud sellist võtit, mis käib siia mootori peale niimoodi ja paneme vastava propelleri nüüd siia. Alguses keerame niimoodi käega kinni ja seejärel pingutame eraldi selle võtmega selle jaoks, et veenduda, et midagi ei tule õhus lahti. Number 5. Kompassi kalibreerimine. Kui Phantom 2-ga pidime me enne igat lendu kompassi kindlasti kalibreerima, sest me ei saanud kontrollida, kas kompass vajab kalibreerimist või mitte, siis Phantom 3-ga on meil üks mure nüüd vähem. Kui tahvelarvuti ära ühendada puldiga ja avada aplikatsioon, siis siin üleval on selline kiri nagu Safe to Fly, mis tähendab seda, et lendamine on tõesti ohutu ja kompass kalibreerimist suure tõenäosusega ei vaja. Seda saab aga ise kontrollida, vajutades näpuga siia peale ja vaadates kompassi rida. Kui normali asemel oleks kiri Needs Calibration, siis võib isegi aru saada, et kompass vajab kalibreerimist. Number 6. Vaatame viimast korda ümberringi. Ja nagu praegu näha, siis õhku tõusmine ei olegi nii ohutu, sellepärast et meile suhteliselt lähedal on terve suur hulk inimesi. Inimeste läheduses üles tõusmine või ka maandumine on ohtlik ning seetõttu tasub oodata, kuni inimesed lähevad mööda.
Need ongi need asjad, mida teen enne igat lendu mina ja mida soovitan teha ka teilgi, sõltumata sellest, kas see on teie esimene lend või juba 200. Olles kõik need punktid läbinud, võikski nüüd kokku tõmmata joystickud, drooni käima panna ja turvaliselt sellega õhku tõusta.